Ta läks nii madal. Soolasõit näitas meile, et meil on liiga palju powerit. Godzilla ilmutus ära, pani niimoodi jõud oli nii palju. Ja seal oli, ma arvan, et see õli oli seal ikka veel maas ka. Flink pani, aga Flinkil oli ka siukene, et ei töödanud hästi. Algus läks ära esimesega, siis oli küll lõpus tuli ikka tuli, aga siit aega. Selle muidugi pani väga kaval, kohe kiirelt stage'i ära. Ei andnud mingit aega Andres. Tal ei teagi, et ta teab. Ei, selles mõttes ta sõidabki niimoodi kogu aeg. Tal ei ole vaja mingit preespuuli ega midagi sõltust. Jaa, aga ta teadis, et Andresel on vaja seda teha. Sellepärast ongi Sam, kes regullib selle fucking stardi boost'i, et stardis ratas ringi ei läheks, noh. Läks mööda, noh. Saite aru, jah? Saite aru, kes kõige tähtsam mees on? See vend on kõige tähtsam, see, kui ratas ringi läheb, on selle mehe teha. Ei, me ei räägi üldse sellest praegu. Me rääkisime spoolist. Jaa, aga Janno hakkas rääkima, et kui... Spoolib üles. Ja siis tõmbab ratta ringi. Ratta ringi on kõik. Orvake ära. Mulle meeldis see, et algus oli 0, täiesti 0, läksin lõ. Ja siis, kui teine käik tuli, siis oli, vaatasin niimoodi Müller kõrvalt, vaatasin läheb lihtsalt mööda. Ma ütlesin, kui Müller ei sinust mööda ei saa, siis järgida ei jõua. Ei, mina sõitsin tast mööda lõpus. Ei, see oli lahe, aga jah. Oli sinust natuke ees mingi ette. Alguses oli ees, aga teise käiguga läksin mööda tast. See oli väga hea. Reaktsiooniga. Järgune on Flink kurivaim. Peame veel panema vist 1,5 barri, nagu Viljar ütleb juurde, et ega muud üle ei jääris. Muidu jagu ei saa. Ei, tegelikult väga lahe. Õli maas. Ikka nagu metsikult läks, saad aru, ikka liikus, ja siis ma vaatasin, et no nüüd läheb näpu pealt minema. Tõstsin gaasi üles, mõtlesin, et aga kuidas ma tean, kuidas boostid pärast on, panin uuesti põhja ja lihtsalt ootasin Vinisit, siis ka nagu ta tegi niimoodi terve tee reis. Nüüd olete sõbraga koos järgmine. Jaa, suure sõbraga. No ma ennemgi latet välja lülitanud võistlusest. Aga niimoodi võidetakse, kui sa tahad võita, sa pead kõigist kiirem olema, mitte lihtsalt nagu õnne peale lootma, et juhtub kellegil midagi või... Praegu sõid selle 6-8. No siit oleks tulnud vähe kiirem sõit, kui oleks maha istunud. Kes sul siit need konkurendid on? Ma tegelikult tahaks kõige esimesena näidata meest ja tema autot, kes on minu selja taga. Ja Latte Niskavaara. Ja miks ma tahan teda näidata on sellepärast, et ta on üks hea näide, kuidas sellise keskpärase sõiduga on mees võitnud neid meistritiitleid ja igasugused teisi ja kolmandat kohti nii, et ta pole kunagi teisest kiirem. Ja sellel võistlusel on täiserand. See on see, et lisaks sellele, et ta on selline hästi stabiilne vend, ta on ka kiireks muutunud. Ja see muudab ta ohtlikuks. Hea reaktsiooniga, väga selline stabiilne tehnika ja väga kindla käega mees. Väga lahe ja tore mees, see on ka nagu tore. Ja see muudab ta ohtlikuks ja ma ei tea, kas teised on muutud murelikuks, siis mina olen. Seepärast, et ma jälgin absoluutselt iga konkurendi tegemisi, isegi siis, kui ma ei ole võistluste kohal. Ja nüüd on mu selja taga hoopis teine äärmus. See on auto, mis on võistelnud Soomes ikka 10 aastat tegelikult ja meie oleme tema kõrval ka startinud juba ja vähemalt 4 aastat oleme koos sõitnud. Ja siin on tegemist ühe BMW-ga, millel on siis Toyota Supra mootor ja võib võrrelda siis nagu meie autoga, et täiesti high-tech võrreldes selliste kompressorkarburaatori Ameerika pillidega, nitropillidega. Siin on kõik võimalik tehnika nii kõva, kui olla saab. Aga mis teeb selle auto võidetavaks, ütleme siis meie poolt, on see, et nad muudavad oma, ütleme siis tehnikat palju ja neil on kodutöö võib-olla veidi nõrgem kui meil, eks ju. Aga potentsiaali
on siin selja taga nii palju, et kui see ükskord sõitma hakkab, siis hoia mütsi kinni. Ja nüüd me oleme tulnud siis siia Hannu Blingi boksi. Ja kui sa vaatad seda autot, siis tegelikult siin platsi peal väga ilusamat autot ei olegi olemas. Aga jällegi on tegemist väga suure mootoriga, V8, 13-liitrine mootor, üle laetud naerugaasiga ja seda tehakse siis etappide kaupa iga mingi aja tagant või käigu tagant või mis iganes vajaduse järgi lisatakse siis mingi kogus hobujõude ja seal pidi olema ikka tublisti üle 2000 hobujõude. No see on selge, et on ka, sest auto sõidab absoluutselt igal võistlusel 6 sekundit. See tähendab seda, et seda peab võtma tõsiselt seda meest. Olukord muutus vahepeal ja võib-olla on ka meil siin üle tuunitud. Aga piiri peal peab alati käima, ei saa muud moodi. Õnneks oli meil siuke soolosõit. Aga hea testisõit oli vähemalt sellest. Kütus on väga hea. Se lähti lähdön jälkeen, kun lähti, se lähti nousemaan ja sitten kääntyi vinoon vähän ja se oli pakko helletä. Hieno veto muuten. Poolfinaal. Nüüd on see koht, mis ma rääkisin sulle. Sa lähed vastase vastu, kes on nii stabiilne ja hea reaktsiooniga. Ja ma pole see aasta saanud sõitagi. Peab võitma! Pole mingi konenti kirjas. Saab pidu või ei saa? Saab ikka. Aloitamme 16.30 finaalit. 16.30. No ei saa võimsust maha läks. Muidu läks nii hästi, reaktsioon oli ka sitaks parem kui talle. Ma tean. Hakkas paukuma ja külge viskama ja... Läks nii paremale. Ja kuradi tõmbas kuradi venna raja peale peaaegu reis. Ja tulles ma võtsin gaasi maha korraks, panin tagasi reis. Aga noh, sellist asja sa teed 0,1 sekundi mängus, siis on nägemist, noh. Kurat, ma ütlen, raisk. No ma ei saa pidama seda ratast, noh. Ma ei tea, see 4 link, mis me keerasime, see vist tegi ikka vähe karuteene reis. No absoluutselt ei, no niimoodi hakkab kuradi vedima reis. Ja no saad aru, kui kehva on kiirus ja aeg ja kõik, noh. 60 jälga on midagi. Kohutav reis. See ei ole võimalik reis. Kuidas see võimalik on? Paukus plärtsus reis. Mis siis nüüd? Euroopa rekordi jahile või? Pane see Godzilla sinna kaamera peal. See hakkab tundub, jah. No selles mõttes läks hästi, et Arnover kukutas Blingi ära, vatas, see on nagu... Aga kes rohkem punkt saab, meie või Blink? Jaa! Kes tõi munad välja? Kasta need munad tulest? Okei, ütleme viisakalt kaamerasse. Väga hea, väga hea.
uus rekord, 6.90. 0. 6.9.00. Nüüd paneme natuke juurde järgmiseks sõiduks. Menikö rikki? Ei mennyt rikki, se meni sutimaan, mä tulin sun puolelle. Mä näin, että sä tulit siihen rinnalle ja sitten lähdit sinne taaksepäin, että jotain Mä nostin kaasu. Älä nosta. Älä nosta, joo. Ei saa nostaa. Sitten molemmat olisi hetkellä offroad meidän. Joo, hyvä kun nostaa. libe oli. Jõudu liiga palju. Tulid vaatama, kas ma kuradi ulun siin nurgas. Ma panen fännidele väikse kuradi memo ka VKM-i lehele, et andsin endast parima. 0,1 sekundiga kaotasin selle võistluse. See on nagu midagi pole teha. Aga noh, kui sa pead 150 meetri peal ikka gaasi maha laskma, ega siis seda aega ei tule ka, sest me räägime ikkagi sajandikest. Kui Viljar jääb üksi jätta, siis me tuleme alati appi. Seekord oli nii napp kaotus, 18 000-ikuga kaotasime. Kuradi Andres, saad aru, ta jäi magama stardis. Saad aru? Et endal oli kiirem auto, praegust tegi oma isikliku rekordi ka veel, sest ta hüüpeb magama ees. Kuidas see võimalik on? Finaali sõit, ma jään magama ees! Esimene võistlus, 3. koht, nüüd teine koht, mis järgmine kord Nitronassil tuleb? On muid võimalusi? Palju oli vahet? Ma ei tea, ma arvan, et väga... Ei, mina läksin ette. Mina läksin tast ette. Teise käiguga läksin ette. Jaa. Raiks, Berg. Niimoodi või? 0-0-0-4 või? Ja mul oli ka isegi 0-0. Jaa, aga näe, vaata. Ja vaata. 0,01 sekundit. Ja vaata seda. 0,018. Jaa, 0,01. 18 000-ikku. Ja vaata seda. 325, 324, jaa. Sul oli selline tunne, et sul oli nina ennem finišis. Jaa, aga teise käiguga läksin möödadest. Seda nägin, kuidas läks. Tema läks mööda. Mina läksin mööda teise käiguga. Finišijoonel oli mina eest tal. Aga kuidas sa siis kaotasid, kui sa ees? Reaktsiooni ajaga, tema võitis reaktsiooni ajaga. Ei, kes on esimesena finišisse võidab? Ei, kes paneb... Nojah, sest mina läksin hiljem järgi. Järelikult sa ei jõudnud ajaga. Ei, mina olin ees, finišijoones olin ees. Reaktsiooni ajaga ta võitis. Ei, see võib teada autost tulla. See võib autost Ja voittajaksi ajoi Lassen Kaljupaan Eskavaara. Anna need siia. Läsed välja. Aitab. Äkki on pois ennen kuin henki loppu. Kiitos. Andres, et ei pane edes.